Tere! Minu nimi on Kalle Olli ja minu ettekande või näidendi teema olen ma valinud sellise kui päris tuumsete pärisosa. Ma kaalusin, et panna ka sellist pealkirja nagu päris tuumsete pärisorjus või midagi pärisorjusega seotud, aga see tundus natukene liiga vägivaldne. Aga pisikeses kirjas ma teiega ikkagi panin. No kuidas ma sellise teemani jõudsin, on see, et minu eriala on vetikad, mereteadus, vetikad, ja kui ma olen mõelnud nende vetikate peale, kust nad on tulnud, kuidas nad on tekkinud, siis paratamatult jõuan sinna päris tuumsete ehk eukaryootide tekke juurde, kuidas nad on arenenud, miks nad just sellised on, kas sinivetikas on bakter või vetikas ja muud sellised kiuslikud küsimused. Päris tuumsed, ma kasutan nüüd termin päris tuumsed ja eeltuumsed või siis on slaidide peal ka vahest prokaryoodid ja eukaryoodid, mis on siis sünonüümid. Eks me ise oleme ju, päris tuumsed ja keegi seda ei eita, seda on meil lihtne omaks võtta. Ja nüüd nagu peeglisse vaadata, et kes me siis oleme või mis me siis oleme, mis on meie päris osa mingil hetkel, ettekande lõpuks ma siis peaksin selleni jõudma. Loodetavasti kannatame ära. Ma panin siia pildi peale algusslaidi peale kohe, millest me teame, päris tuumsed, nad on ju selle ilma vaprad ja ilusad, nii oli vist selle sarja pealkiri, või siis rikkad ja suured ja ma panin siia vaal, majesteetlik, ranniku sekvoia, tipp, looduse kroon, me ise ka, loomulikult. Laias laastus ei ole ju see enam suur saladus, kuidas päris tuumsed on oma evolutsiooni läbi viinud, kuidas nad on arenenud, hoopis vähem teame me seda, kuidas nad algselt ikkagi tekkinud. See on olnud väga pikka aega müstika, üks kummaline hüpotees või teooria ajab teist taga, kõik on nad olnud sellised, et ma päris nagu näiteks ülikooli auditooriumis ei ole tihanud neid ette kanda, järgmisest aastast ma muudan seda. Siin on nüüd selline väga lühikene skeem, mille rääkis või kirjutas kuulsaks Kanada daam Lynn Margulis oma raamatus sümbiogeneesist, endosümbioosist. Oli meil kord üks rakk, kes neelas alla aeroobse bakteri umbes 2,2 miljardit aastat tagasi. Tõenäoliselt, nagu ta oli teinud seda sadu ja miljoneid kordi enne, sõi, seedis, paljunes, sõi, seedis, paljunes. Nüüd mõtles teisiti. Ei seedind ja see alla neelatu jäi tema sisse püsima mõneks ajaks. Ta oli sellest mingit kasu. Ja see muutus organelliks, mida me tänapäeval tunneme mitokondrina, mis toodab meile energiat ja tarbib hapnikku. Ja kõik meie tänapäeval teada olevad päris tuumsed on selle mitokondriga või kui see on kadunud sekundaarselt pärast hiljem mingil põhjusel. Väga hea põhjus on näiteks, kui muudetakse elustiili, minnakse elama veel vähestesse anaeroobsetesse keskkondadesse, näiteks ka meie kõhtu, kus hapnikku pole, vaba hapnikku, siis ei ole sellest mitokondrist eriti midagi kasu. Arusaadav. Pole vaja, muutused, mis viivad tema kadumiseni, on kasulikud. Hoopis hiljem juhtus järgmine sündmus, kus neelati alla, söödi, kasvati, nagu ikka, üks sinivetikas, tsüanobakter, ja kordus peaaegu sama asi, et ei seeditud ära, vaid jäi raku sisse elama ja pika peale, ma räägin siin nüüd 10, võib-olla 100 miljonitest aastatest, ta muundus ja me teame seda tänapäeval kui kloroplasti. Ja nii sai alguse esimene eukaryootne vetikas ja nagu me neid tänapäeval tunneme, kuused, kapsad, kased, eukalüptid ja ka paljud vetikad. See juhtus tõenäoliselt esimene primaarne sinivetika neelemine umbes 1,6 miljardit aastat tagasi. Need numbrid on väga ligilähedased, piinlik tunnistada, aga tavapärane veapiir siin on pluss-miinus mõnisada miljonit aastat. Ei tundu väga täpne, aga elu on kord selline. Nii, nüüd
kõik see eelnev sai mingis mõttes alguse, algtõuke sellisest asjast, ma nimetasin selle suur hingamine, geoloogid vist teavad seda sündmuse all kui suur hapnikusündmus, ma omalt poolt veel lisasin romantikat juurde, suur valu. Umbes 2,4 miljardit aastat tagasi, kui hakkas biosfääri kogunema vaba hapnik, mis on paras mürk ja suur šokk kõigile. Kõigil oli valus, väga valus, surdi välja massiliselt. Meil on hea komme ikkagi otsida süüdlasi. Nii, süüdi on tema, sinivetikas, eks ole. Ta tekkis siia ilma, tema on see, kes leiutas oksügeense fotosünteesi. Kui me mõtleme, mida on organismidel üldse oma eluks vaja, siis väga-väga lihtsustus on energiat, ilma ei saa. Süsinikku, paraku me oleme süsinikust tehtud, meil on süsinikupõhine majandus ja sellest süsinikust ei saa me ümber ega üle. Neid kahte asja on vaja. Meie sulgudesse ma panin ka, et seda oleks ka vaja, et me ikka ise kellelegi energiaks ja süsinikuallikaks ei satuks. Põgene, vaba laps on selle koha peal. Nii, nüüd kusagil 3, võib-olla 5, võib-olla 8, veapiirid lähevad väga suureks, kui see fotogeenne või oksügeenne fotosüntees leiutati sinivetikate poolt, see läheb peaaegu sinnamaani, kui see üldse tekkis. Meil on mõned sellised väga põnevad kivistised, kõigi pilgud on suunatud Austraaliasse, Shark Bay, kus need on sellised stromatoliidid, mida siis tõlgendatakse kui madalates troopilistes laguunides kasvanud sinivetikamatid, need on võimalik dateerida, see kõik on väga udune, ma ei võta üldse kanget mürki, et see kõik nii oli, aga see on see, mida praegu arvatakse. Hüva. Umbes miljard aastat läks aega ja see oli armuaeg, miljard aastat armuaeg, päris nagu lahkelt antud, kus fotosüntees käis, aga vaba hapnikku ei tekkinud, sest ookeanis oli üüratult palju redutseeritud joone, mis tuli oksüdeerida hapnikulus valdavalt raua oksüdeerimisele, meil oli raud 2 varem, see püsib lahuses, tehti raud 3, oksüdeeriti, see on see rauarooste, mida me teame, me võtame, eks ole, kaevust vett, algus on ilus vesi ja hommikuks on ta roostepruun, eks ole. See on, ta läheb raud 3-ks, see setib välja, see oli miljard aastat, see oli armuaeg, aga signaali oli antud, sõbrad, jama on käes varsti. Kui raud otsa sai, hakkas see ookeani akumuleeruma ja kes on kõige nobedamad innovatsiooni tegijad, on bakterid. Oli tekkinud aeroobne bakter, kes suutis hapnikku tarbida. Kõigil teistel oli vesi ahjus. Ja järgnes suur väljasuremine. Ja see on minu meelest mingisugune needus. Me räägime innovatsioonist, ka evolutsioonist, kiirest evolutsioonist, kust tulevad suured murrangud, kust tulevad suured edulood. Need sageli tulevad siis, kui on suur valu. Kui on kibe käes, siis sigri-migri ja liigutatakse väga usinasti. Evolutsioonis näiteks, meil on praegu, eks ole, aasta on 2025, meil on vist, ma ei tea, mitmes laine seakatku, eks ole. Mingisugune väike protsent nendest sigadest ei nakatu sellesse. Ja kui me kujutame ette näiteks meie metsasid 250 aasta pärast, siis on sigu täis, aga kõik nad on selle väikese protsendi järglased, kes ei nakatu. Või meid inimest puudutades mustsurm katk 13. sajandil mingit osa inimestest ei võtnud ja see laastamistöö, mis toimus, on jätnud geneetilise jälle eurooplaste genoomi. Või kas või HIV, mingisugune väike osa inimkonnast lihtsalt ei nakatu, lihtsalt HIV tappus ei ole nii suur, kui oli katkul või siis ka seakatkul. Nii et see valu paneb rattad käima ja siin ma näen niisugust paralleeli evolutsiooni ja majanduse vahel. Eks ole, me ju tükk aega unelesime siin Eestiski ja kui elektri hind läks 2000 euro peale, kus siis läks siblimiseks. Ja nii kui ühest suust rääkisime, 10 aastat pole tõusnud ühtegi tuulikut, issand, seda juttu võis kuulda söögi alla ja söögi peale, aga kus siis läks siblimiseks, see oli sellepärast, et valus hakkas. Või võib-olla veel traagilisemaks minnes, droonide arendamine Ukraina sõjas. Kui on valus, siis tehakse ja NATO on maha jäänud, üllatus, kogu see suur rikkus, see paneb rattad käima ja samamoodi evolutsioonis.
selle hapniku roll, mis nüüd hakkas keskkonda tekkima, on päris kaugeleulatuv. See võimaldas kõigepealt, kui ta hakkas, eks ole, ookeanis akumuleerus, diffundeerus ta atmosfääri, kui ta läks atmosfääri, tekkis võimalus, et planeedi ümber tekib osoonikiht, kui tekkis osoonikiht, alles siis võis hakata mõtlema, et elu võiks maismaale kolida. Enne, pole mõtet, siin lihtsalt UV kärsutab ära. Nii et ta nagu on oluline ja ta on oluline ka eukaryootide tekke kontekstis. Just siis oli aeg, kus midagi tuli ette võtta ja nagu ma olen aru saanud, ka isegi sugulise protsessi tekkimisel. Sest päris palju tekkis vabu hapniku radikaale, mis lõhkusid DNA-d. Ja DNA parandamiseks leiutati kujunesid välja erinevad mehhanismid ja suguline protsess oli üks nendest. Esmane kasu, me suudame lappida oma geneetilist koodi, ilma milleta me oleme hukule määratud. Nii et neid järemeid oli omajagu palju. Hüva. Nüüd see algne sündmus, primaarne endosümbioos, võetakse mitokonder. See on imperatiiv, siin ei ole valikut. Ei võta, oled surnud, võtad, võib-olla ei ole surnud. Paljud surid, aga nüüd siin eks ole, toimub see innovatsioonihetk, võetakse see alfa-rühma proteobakter, kes on aeroobne, kes vähendab siin peremeesraku sees hapniku osarõhku ja see on nagu detoksifitseerimine. Mürk neutraliseeritakse, see on esmane abi. Tõsi, täna me teame mitokondrit kui jõujaama. Jah, ka meie metabolism muutus umbes 10 korda efektiivsemaks, aga see tuli nagu boonusena kaasa. Mis kasu on 10 korda efektiivsemast metabolismist, kui sa oled surnud. Surnute metabolism ei ole kiire, nii et see detoksifitseerimine, ma pakun välja, või võib-olla see isegi minu välja pakutud, oli see esimene kasu, millele boonused tulid hiljem. Nii selle käigus toimus rida müstilisi sündmusi. Nimelt see alfa-rühma proteobakter kaotas suure osa oma genoomist. Ja mis sellega juhtus? Hüva, ta elab uues keskkonnas, kõike pole vaja, mis tal ennem on. Suur osa sellest kandub üle peremeesorganismi genoomi, see võetakse sinna sisse. Ja nüüd on see koht, kus tuleb päris orjus. Pärast seda, kui sa oled oma genoomi kaotanud peremehele, sa ei saa siit enam putket panna ju. Sa oled sunnis maistatud. Minu teadmised ajaloost ei ole küll väga teravad, aga mu meelest päris orjuse üks definitsioon on see, et sunnis maistakse talupoeg oma isanda juurde, ta ei saa sealt linna joosta, nagu meil Verekivi filmis oli, eks ole. Ja ongi käes. Nii, ja me oleme muutnud sümbiondi, me oleme muutunud organelliks, enam ta ei ole sümbiont, ta ei saa ise hakkama, päris orjus on sündinud. See oli üsna valuline protsess, mida nüüd tagantjärele tarkuses ma võin väita, toetudes sellele, et kõik mitokondrid, mida me teame, on selle ühe akti tagajärjel tekkinud. Seda ei ole evolutsioonis tekkinud mitu korda, võib-olla on, aga nad kõik välja surnud midagi, tõenäoliselt seda kunagi teada. Need, kes praegu on selle ühe akti tagajärjed. Järelikult oli see suur hüpe. Mitte inimkonnale, aga lõpuks ka inimkonnale, aga päris tuumsetele. Ja kui me vaatame täna, millised näevad mitokondrid välja, siis nad on erinevat tüüpi. Niisugused, naasugused ja kolmandasugused, detailidesse minemata, võib tekkida esimene mulje, need on 3 erinevast allikast pärit. Ei ole. Analüüsid tõestavad, geneetilised analüüsid, et nad on kõik ühest eellasest pärit ja hiljem on toimunud lihtsalt nende evolutsioon juba peremeesorganismi sees. Nii, ka see ei olnud ju iseenesest väga uus teave. Aga mida me päris hästi ikkagi ei teadnud, kes oli see peremees? Kust ta tuli? Kust ta pärit? Ja me oleme nüüd viimaste aastate jooksul leidnud, uurinud ookeanist, eks ole, minu eriala on ka nagu ookeani bioloogia. Ookeanides on sellised äärmuslikud elupaigad, nagu on hüdrotermaalsed lõõrid. Ahelikud ookeani keskel, kus moodustub uus maakoor, laava voolab välja, vesi 350 kraadi, 400 kraadi tuleb koos kõikvõimalike
Väävelvesiniku redutseeritud joonidega, mida siis kemotroofsed bakterid oksüdeerivad, toodavad energiat ja mis panevad aluse tervele ökosüsteemile selle ümber. Väga värvikad, uskumatult elurikkad ja neist õpiti alles mingisugune 1970-ndatel äkki, vist kui need avastati, ja tundus, et nii, see on ökosüsteem, mis on sõltumatu päikeseenergiast, mis muidugi ei ole päris õige. Otseselt jah, kaudselt ilma nad ei saa, sest nende toimimiseks on vaja vaba hapnikku, kus see tuleb ikka valguse moel. Aga sellistest keskkondadest me leiame hulgaliselt kummalisi organisme, mikroorganismi, arheid, baktereid, päristuumseid, mida varem pole leitud. Ja nüüd õige hiljuti, ühel, mis asub kusagil Teravmägede ja Islandi vahel, põhimõtteliselt Arktikas, skandinaavlased leidsid ühe rühma, mida varem ei tuntud, millel oli erakordselt palju tunnuseid, eukaryooti tunnuseid, kuigi tegemist oli arhega. Ja siin on nüüd kokku pandud selline mudel sellest esmasest leeka ehk siis viimane last eukaryotic common ancestor, viimane eukaryootide eellane, milline ta võis välja näha ja mis tunnused kust tulid ja ma panin siia üles pealkirja hulka see, mis ma nüüd kõige rohkem tahaksin rõhutada. Rakusisene transport, aktiin, mikrofilamendid. See on rakuskelett, need on need rohelised siin, need on tulnud, see on arhete pärand meile. Mõned vesiikulid on tulnud arhetelt ja mitokonder on siis tulnud bakteritelt. Mitokonder koos kogu oma genoomiga. Ja sellest rakumembraanist on nüüd nii ja naa, ta on tulnud siit ja sealt, aga üks tähtis omadus, mis päristuumseid ja arheid ühendab ja bakteritel puudub, on kaks asja. Rakuplasma on voolav ja rakumembraan on volditav. Me võime teha sellest origaamit. Bakteritel on ümber sein, kapsel, rakuplasma on jäik, seda ei saa niimoodi voltida. Nii, ja nüüd me jõuame mingisuguse väga tähtsa asjani. Kui meil on selline rakumembraan ja rakuplasma, siis need organismid on võimelised fagotsütoosiks ehk kedagi teist alla neelama. Ja meil oli vaja ju endosümbiont alla neelata. Ilma selleta pole nagu tehniliselt võimalik. Ja need oranžid asjad on siis päristuumsete innovatsioon, mida nad on kokku pannud nendest klotsidest, mida nad siis said kas bakteritelt või päristuumset või bakteritelt või arhetelt. Ja tekkis nagu uued, legost tehakse, legost ostad nagu poest kotitäie legosid, aga paned kokku sellise maja, nagu sulle meeldib, nii, see on üks tuum, kolži aparaat, mõned siin veel rakuskeleti elemendid. Tore, aga nüüd, mis meid ju huvitab oli, kes oli ikkagi see peremees, kes kõige selle läbi viis, eks ole, horisontaalne geeni ülekanne, kaupa vahetati paremale ja vasakule nendel aegadel, päris lahedamalt kui viikingaegadel, ja see oli arhe. Aga meie oleme pärit arhetest. Tõsi, tol hetkel me ei nimetanud seda veel päristuumseks, aga sealt tuli hakkas see pihta. Need arhed, kes tänapäeval siis nüüd on nagu avastatud, panin siia, eks ole, sellise täpsema skeemi skandinaavlased, norralased, rootslased nimetasid selle Asgard. Asgard metalloogias on jumalate vald. Me teeme Valhalla, oli see, kuhu viikingid läksid, kui nad lahingus surma said, mitte siis, kui nad haigevoodil surid. Asgardi nad ei pääsenud, seal elasid Skandinaavia jumalad. Ja need suslikud teadlased on teinud kõik need hõimkonnad, kõik need uued hõimkonnad, riigid, mida nad on leidnud, kõigil nad on antud mingid Skandinaavia jumalate nimed. Ja ma kujutan ette, aasta 20-50 pärast on need kõik, nad on meie lähimad sugulased, eukaryootide lähimad sugulased, kes ei ole veel päristuumsed. Need kannavad kõik Skandinaavia jumalate nimesid, mis on ausalt öeldes kaval PR-trikk muu meelest küll. Hüva, aga nüüd siiamaani, eilse päevani või tänase aastani ma ikkagi ülikoolis õpetasin, et mis on nagu elusjaotuse, eluslooduse, rakulise elu 3 suurimat jaotust. Seda mantrat on taotud juba aastakümneid. Päristuumsed, arhed, bakterid. 3 suurt rühma. Selle populariseeris või tõi välja Carl Woese, kes oli bakterioloog juba aastal 1977,
ja 1990 andis ta neile nimi domeen, mitte superriigist kõrgem takson, ja seda niisugust kolmikjaotust taoti söögi alla ja söögi peale. Ei läinud palju, kui seesama Carl Woese väitis, et arheed ja eukarioodid on omavahel lähemas suguluses kui bakteritest, nii et need moodustavad koosöörühma. Me oleme nagu õde ja vend. Tore. Aga selline elu kolmeks domeeniks jaotumine oli valdav kuni enam-vähem mõne aasta taguse ajani, kus tuli uuesti see kaheks jaotumine. Algselt oli kaheks jaotumine, kus oli eeltuumsed, päristuumsed. See oli Carl Woese suur teene, et eeltuumsed ei ole üks, vaid nad on nagu siga ja kägu, arheed ja bakterid. Ja nüüd see kõige lihtsustatud skeem on see, mis ma siia alla panin, et meil on bakterid, arheed, need on need kaks domeeni, ja kuskilt siit vahepealt hüppavad need päristuumsed, ehk siis meie, ja põhimõtteliselt me oleme üks arhete haru, see on see, kus see peremeesorganism tuleb. Aga aus olles või ütleme suuremeelne olles on see joonis pannud nad siia keskele, sest ka bakteridelt saadi terve mitokonder pluss horisontaalne geeniülekanne. Nii et kuigi see peremees tuli arhetest, oleme me ka siit teiselt poolt saanud päris palju pärandust kaasa. No ja siin on nüüd see, ütleme, niisugune veidikene täpsem skeem, ütleme, Asgardi rühmas tuleb siis see peremees, sulane või siis pärisori võetakse alfarühma proteobakterist, kõik need punktiirjooned tähistavad veel horisontaalset geeniülekannet, mis tol ajal oli sage, eks ta ole nüüdki sage, kui me mõtleme näiteks antibiootikumi resistentsete geenide leviku peale, igavene nuhtlus, aga tol ajal oli ta ilmselt veel sagedam. Ja me saime niisuguse esimese eukariootide ühise eellase, kellel oli juba mitokonder. Aga siit läks veel jupp aega, enne kui me teda tihkasime lugeda päristuumseks. Mitokonder ja päristuumsete sünd on nagu sukk ja saabas lahutamatud. Aga tulemus, mis sellene viis ikkagi, eks ole, me saame, see organism, peremeesorganism pidi saama kedagi alla neelata. Fagotsütoos. Hunt sööb jänest. Jänes sööb porgandit. See fagotsütoos, millel põhinevad toiduahelad meil tänapäeval. Selle bakteri ei saa kedagi alla neelata, ta toitub nagu lahustunud orgaanikast. Nii tekkis eukarioot, see oli suhteliselt imperatiivne, sunnitud peale hapniku tulekuga, hapniku toksilisusega, seda detoksifitseerimist oli vaja, need Asgardi tegelased seal hüdrotermaalsetes lõõrides on kõik anaeroobid. Täna. Kui me tahame oma nina sealt välja pista, meil on vaja antitoksiini ja selleks on mitokonder. Tore. Nüüd minu eriala muidugi on vetikad, eks ole, ega mind nüüd need heterotroofid nii palju ei huvitagi, aga laias laastus ju see algetapp oli peaaegu sarnane, lihtsalt see ärasöödav oli, eks ole, sinivetikas, geeniülekanne peremeesorganismi tuuma, see, kes sõi peremees, oli nüüd juba eukarioot, mitokondriga, kõik täiesti aeroobne tegelane. Ja kuna ta saab selle sinivetikas fotosünteesib edasi neid suhkrut, aga nüüd mul on, eks ole, oma päikesepaneel turja peal, ma ei pea enam jahti pidama. Ma võin lebotada diivanil, päike paistab ja vaatad, lähen veel rasvaseks, eks ole. No unistuste maailm, ma olen ise mõelnud selle peale, kuidas ennast fotosünteetiliseks teha. Ja jällegi horisontaalne geeniülekanne ja meil on nüüd nagu 3 rühma suuri vetikaid, ütleme rohevetikad, punavetikad, need on tuntud nimed, glaukofüüdid, väikene hädine rühm, mida mitte keegi ei tea. Ja rohevetikad ühe haruna me tunneme niisugust rühma nagu maismaataimed. Rohevetikaid on umbes 8000 liiki, maismaataimi 100 000, midagi ei ole teha, üks haru lihtsalt on, mis läks maismaale, seal oli palju võimalusi, nagu inimesed läksid Ameerikasse, ossa raks, unistuste maa ja kõik said rikkaks, kõik ei saanud vistagi. Ja need nimetatakse primaarseks endosümbioosiks, primaarsed plastiidid, plastiidi katte ümber on 2 membraani ja nii see on toiminud, aga sellega see asi veel ei piirdunud. Kui mitokondrite puhul jäi siia asi pidama, siis siin jätkus nii, et hoia piip ja prillid. Sest neid näljaseid
ainurakseid oli seal vees endiselt. Ja kõik nad sõid, seedisid, paljunesid ja muidugi neelati alla ka see juba eukaryootne vetikas. Ja jällegi, ja nüüd kõps, mitte ei seedita ära, vaid tehakse seda plastiidiks. Nüüd on ta juba nagu sekundaarne plastiid, second hand. Ja seda on toimunud evolutsioonis rohkem kui üks kord. Kui see primaarne akt on väga raske, väga haruldane, siis need järgmised on kuidagi läinud miskipärast lihtsamalt. Ma ei tea ühtegi juhtumit, et meil oleks kellelgi sekundaarsed mitokondrid. See on kuidagi jäänud sinna, nagu ta oli, 2,2 miljardit aastat ja tõmbame joone alla. Võib-olla homme avastatakse kuskilt ookeani sügavikust, kunagi ei saa mürki võtta. Aga meil on siis sekundaarsed endosümbioosid ja siin on toimunud õige palju erinevaid vetikate rühmi. Igast ilmakaarest on neid tulnud, leidnud põhjused, ops, ma ei viitsi jahti pidada, tahan lihtsama elu peale minna või tahan ausal viisil oma elatist teenida, hakkan veganiks või selliseks päikesetoiteliseks. Ja meil on mõned sellised vetikarühmad, kellel selles kloroplastis on veel tema eellase tuumajäänuks, seda nimetatakse nukleomorfiks ja see on see, nagu inglise keeles öeldakse, see smoking gun. Me näeme mikroskoobis, elektronmikroskoobis. Kulla sell, sul on eukaryootset päritolu kloroplast. Enamikul on see kadunud, see nukleomorf, sest asutades pole temast abi, ainult tüliks kaelas. Ja tüüpiliselt nende sekundaarsete plastiidide ümber on 4 rakumembraani. Muidugi iga membraan on takistus. Kui meil on kaubavahetus, käib üle piirid, jälle mingi toll kuskil, ükskord ma läksin Hongkongist Mandri-Hiinas, iga piiri peal on ühe toll, teisest üks riik, aga kus neid lülisid on tehtud sinna jube palju. Nii et see plastiidide puhul on see asi läinud, ma ütlen viisakalt, mitmekesisemaks ja neid ärasööjaid on tulnud eukaryootide erinevatest ilmakaartest. On ainult üks suur eukaryootide rühm, kus ei ole mitte keegi selle peale tulnud, et hakkaks fotosünteetiliseks ja see on see, kuhu me ise kuulume. Loomad, seened, tagavibursed, amööbid suurem osa. Kuskil on see loomingulisus, me oleme küll väga toredad, vaalad ja mis iganes koalad, aga selle peale, et hakkaks fotosünteetiliseks, ei ole otseselt tuldud, kuigi ma kohe jõuan tillukest eranditeni. Niisiis, nüüd on selline plastiidi evolutsiooni grand scheme või suur skeem, mis selle kõik kokku võtab, ta on värviline, siin on see esimene amps, see raske. Primaarne plastiidi omastamine, sellest on tekkinud 3 haru, punane haru, punavetikad, roheline haru, rohevetikad, glaukofüüdid, millest ei ole mitte midagi edasi ei saanud. Mingisugune tupiktee, neid tuleb ette. Punasest harust on alguse saanud terve rida vetikaid, pruunvetikad, ränivetikad, haptofüüdid, keda iganes me tunneme, vaguvibursed. Nad on siit saanud. Ma ei ole päris, see on erakordselt selline parsimoonne või säästlik skeem. Ma arvan, et tänapäeval me arvame, et tõepoolest on siin mõned ikkagi olnud ka veel iseseisvad sekundaarsed endosümbioosid. Siin on näidatud nagu ühe liinina, muideks siia kuuluvad ka ripsloomad, kes ju meil valdavalt ei ole fotosünteetilised, aga nad on olnud, aga nad on loobunud sellest. Fotosünteesi oli tore, tegelikult ikkagi ei meeldi, mulle meeldis see eelmine röövli elu rohkem, lähen tagasi, kustutan küünla, panen ukse kinni ja hakkan tagasi. Samamoodi on siin näiteks selline rühm nagu tippeoslased, millest ilmselt inimesed midagi ei tea ja väga head ei tea. Soovitan mitte teada, tegemist on rakusiseste parasiitide, näiteks malaaria tekitaja, plasmodium, kes vist täna tapab umbes 30 miljonit inimest aastas ja veel 10 aastat tagasi oli see number 10 korda suurem. Väga raskesti nagu võidetav haigus, tema eellane on olnud ausalt fotosünteesiv vetikas, aga läinud niivõrd pahale teele. Roheline liin, ma nõustun, et see meenutab natukene nagu suurlinna metrooskeemi, meil on punane liin, meil on roheline liin, kes on midagi saanud, siin on
Kõige tuntum tegelane, kes on rohelisest liinist omale plastiidi hankinud, on Euglena, roheline silmviburlane, juba, eks ole, loodusõpetus, 3. klass, ilmselt on ta seal õpiku kaante vahel. Ja veel üks teine, kellest mitte keegi midagi ei tee, üks amööb ookeanis, Chlorarachinophyt, ärge üldse proovidegi seda sõnagi välja hääldada, see nõuab peeglis harjutamist. Vähetähtis ökoloogiliselt, mina ei ole ühtegi kunagi näinud, Euglenasid küll ja veel, aga olemuslikult on ta olemas. Siis on meil siin, need on nüüd sekundaarsed endosümbioosid. Kallid sõbrad, väga vabandan, aga see pole veel kõik. On olemas tertsiaarsed endosümbioosid, kus juba sekundaarse plastiidiga eukaryoot tehakse uuesti päris orjaks. Nüüd öeldakse, et oot, hold your horses, eks ole, kaua võib. Aga meil on näiteks üks rühm vetikaid, mitte väga suur, vaguvibursed, enamik ei tea neist midagi. USA-s teatakse, on põhiliselt, kes neid toksilisi õitsenguid seal põhjustavad. Meil Eestis hoiame distantsi ja kõik on hästi. Need on mingisugune 2500 kaasaegset liigi, aga neil on erakordne anne hankida omale uusi plastiide. Kõigepealt nad juba said ühe punavetiku oma, nii fotosünteesisid, pooled on loobunud sellest. Osad, kes on loobunud, on uuesti ümber mõelnud, aga tegelikult ma ikkagi tahaks, aga seda vana enam, eks ole, tagasi ei saa. Sul on küünal kustunud toas, eks ole. Sa pead uue küünla järgi minema, sa ei saa seda enam põnna, konstuks põlenud, eks ole. Ja kuna nad seda iseenesest väike rühm, aga neil on erakordne andekus võtta neid plastiide, üks on roheline, mitmed on võetnud siit sealt 3. kohast, nad on nagu mõnitakse või narriks meid, umbes, et kuulge, endosümbioos, see on ju lapse lalin, vaata, kuidas ma teen, nö, ja muidugi uuesti ja uuesti ühest küljest, aga teisest küljest minu meelest, et meil on ka nagu otsustusvõimetus, kumb sa siis olla tahad, kas sa tahad fotosünteesi olla või tahad sa mitte olla, nad kogu aeg mõtlevad ümber. Aga kuna nad saavad endale seda luksust lubada, mõtlen ümber, täna ei taha, eks ole, 6 aja pärast jälle tahan. Siis on nad nagu erakordselt andekad. Selle skeemi peal on üks ilus skeem, eks ole, väga lihtne, on üks tilktõrva meepotis ja see on see kollane tegelane siin. Tema nimi on Paulinella, ilus tütarlapse nimi ja see on üks amööb ookeanis. Ja üldse ei oleks vaja tast rääkida, aga ta on saanud hakkama millegi enneolematuga. See on teine teadaolev primaarne endosümbioos, kus sinivetikus on tehtud kloroplastiks. Ja mitte endosümbiondiks, vaid ikkagi geneetiline kood, geenid on ära võetud, nii et täiesti päris orjaks. Palju neid veel oli, ega me ei tea. Võib-olla oli 100, võib-olla 1000 on välja surnud. Võib-olla homme avastatakse 3, me ei tea. Otsitud on oma jagu, aga meil on üks teada. Mitokondri puhul pole midagi teada. Siin on. Erand, mis kinnitab reeglit või siis tilktõrva mehepotis või kuidas iganes, kust otsast seda vaadata. Nii, siin on nüüd selline kohvipausi koht, kus on need, see oli kõik see, mis oli. Ja ajalugu me muuta ei saa, evolutsiooni muuta ei saa, aga kui me vaatame, mis meie ümber toimub täna, siis oli see minu jaoks täiesti hämmastav. Võtan mina tiigist mingisuguse veeproovi, panen mikroskoobi alla ja mis ma näen? Siin on, eks ole, siliaat, ma võib-olla on kinglloom isegi näiteks. Ta on täis puugitud rohelisi ja väikseid pallikesi ja ma saan kohe aru, see ei ole mingi toitevaku, oli seeditud hommikusöök. See on päikesepaneel, mille peal see laiskvorst päevitab. Ja nende asjade nimi on kleptokloroplastid ehk varastatud kloroplastid. See sünnib iga päev, praegusel aastajal samuti amööb, vesikelluke, teine ripsloom, mõtleme, hea küll protistid, nad seal oma vahel mehkeldavad, eks ole. Aga nüüd siin on, eks ole, hüdra, see on loomariigi esindaja. Hüdra viiridis, roheline, peaks toituma loomselt, aga laseb liugu, võtab, seedib kõik muu ära, plastiidi jätab alles. Ja kui nüüd hüdraag, ta on mingisugune, mingi polüüp, eks ole. Aga siin on nüüd üks tigu. Tigu on juba, eks ole, selline päris kopsakas elukas. Üleni roheline, eks ole, ja see ei ole mitte mingi kaitsevärv, vaid ta on troopiline, Elysia, elab siin troopiliste vetikate peal, kühveldab omale neid plastiide turi alla,
päevitab ja suhkur tuleb, eks ole. Nüüd need varastatud kloroplastid või see on terve teadus ja terve tööstus, mis seal toimub. See on ju põhimõtteliselt sama, mis on endosümbioosi esimesed astmed. Nii see võib-olla kunagi algas. Proovime tavaliselt nende varastatud kloroplastide eluiga on suurusjärgus 1-2 päeva. No siis on, eks ole, mooramees on oma töö teinud, tuleb uus võtta, sest kuna selle kloroplasti omaniku tuuma pole, siis tema valke parandada ei saa, midagi läheb rikki, pole teha. See tuleb kas siis ära seedida, tuleb uus varastada. Ja nad teevadki seda. Põhimõtteliselt on see sama nagu, kujutame, et te olete autovaras, varastate auto, sõidate nii kaugu paak tühi, lükkate tee äärde ja lähete võtate uue, millel paagis midagi on. See on see nagu elustiil. Need on ajutised, väga-väga ajutised, aga nii see ilmselt kunagi algas. Nüüd, ennist ma rääkisin, eks ole, siin, et loomad ei ole fotosünteetilised, siin on nüüd kõige kaugem loom, kes kasutab varastatud kloroplasti, on salamander. Halloo, salamander, kuigi kahepaikne, on juba selgroogne. Meist on, meieni ei ole enam väga palju maad. Ma juba muutun, eks ole, ma hakkan juba erutuma, et kohe käeulatuses, eks ole. Selline tähniline salamander, Ameerikas mandril ta elab, väike armas loom, ja mis ta siis teeb? Tema heidab oma kudu, mis on siis munarakud, vette, kus poleks kalasid, sest kui need tibukesed sealt välja kooruvad, ma ei tea, kullesed või kuidas iganes need nimetatakse, välja kooruvad, kalad pistaksid nad pintsli. Paraku on lugu niimoodi, et sellised veekogud või tiigikesed, kus kalu pole, kipuvad olema anaeroopsed. Ühesõnaga nii reostunud orgaanikat täis, et hapnikku pole. Kui seal pole hapnikku, siis see kudu ei arene. Neil on hapnikku vaja, eks ole. Ja mis ta teeb, suslik? Ta paneb sinna marjateradesse vetikad, rohevetikad, need fotosünteesivad, toodavad hapnikku, kalu pole, kõik jäävad ellu ja meil on niisugune roheline asjandus siin ja elu toimib. Üsna spetsiifiline viis kasutada varastatud kloroplaste nüüd juba ikkagi raku sees, mitte raku kõrval või väljas. Ja mitte niimoodi, et see salamander ise seal kuskil päikese käes ringi kõnniks ja selg roheline ja nagu see tigu tegi, aga asi seegi, aga põhimõtteliselt tegema selgroogse loomaga, see pole mingi nali, eks ole. Väga kõva sõna. Nii, siiamaani oli kõik nagu üsna vähem mõistetav, talutav, varastatud kloroplastid, paljud teevad seda, aga eluiga on lühikene. Evolutsioon või nad üritavad ju, hoiame kauem, nädal, 2 nädalat. Ja nüüd tuleb rekordi omanik. On üks ripsloom, Mesodinium rubrum tähendab, eks ole, midagi punast, ja temal on siis varastatud, röövitud kloroplastid, mida ta suudab enda sees hoida 3 kuud. 90 päeva, see on maailmarekord, praegu teadaolevalt, eks ole. Ja tal on nagu täiesti pead pööritav elustiil. Nii totakat elustiili ei suudaks mina ise välja mõelda. Hüva, kujutage ette, meil on taimed ja loomad. Lapsest saadik on mul õpetatud, eks ole, jänes on loom, jookseb ringi, kapsas ei ole, tema kasvab, eks ole, tal on oma kloroplastid, need palju nemad tema sees, ta ei pea kuskilt keskkonnast kloroplasti hankima selleks, et kasvada. Aga samas kapsas, ma ei tea, porgandit süüa ei saa, ta peab ikkagi fotosünteesima, et energia saada. Jänes teda ei huvita see fotosüntees, ta sööb kapsast või porgandit. Nüüd, mida see teeb, on niimoodi, et tema kolleegid või lähisugulased, sama perekonna teised, vist 11 liiki on teada selles perekonnas, nendest 3 on fotosünteetilised ja 100% fotosünteetilised. Nii fotosünteetilised, et nad loomselt seedida, nagu jänes seda teeb, enam ei suuda. Vaid ta sõltub oma energeetikast täielikult varastatud kloroplastidest ja ta ei võta mitte juhuslikke, mis ette satub, vaid tal väga peen maitse, konkreetne vetikas, neelvetikas, neid on mingisugune 2 või 3 perekonda, Läänemeres on nad olemas, meil on siin üks teleaulaks, mida ta sööb, Ameerikas on teine perekond, Kemingera, ja võtab need plastiidid, võtab koos selle
ohvri tuumaga. Nüüd, kui ta säilitab tuuma ka endas, siis ta saab ju seda kloroplasti natukene, eks ole, kohendada, kui seal midagi rikki läheb, eks ole. Kui meil auto oleks ole midagi seal, ma ei tea, radiaatorist tilgub, viime parandusse, parandatakse ära, aga meil peab see auto parandus olema käepärast. Kui parandust ei ole, siis me selle autoga sõita ei saa, siis on see, et 2 päeva visatakse minema see varastatud kloroplast. Nii, nüüd on need tuumad olemas. Ja tänu sellele suudab ta neid hoida väga palju, väga pikalt. Ja see on nagu super edu elamus, aga need varastatud kloroplastid ei paljune tema sees. Kapsas kloroplastid paljunevad, ta ei pea neid väljast hankima. See vaene sell peab kogu aeg neid väljast juurde hankima. Ta on täiesti sõltuv nendest pärisorjadest, või need ei ole pärisorjad, need on nagu ehtsad orjad, keda tuleb kogu aeg sisse võtta. Kui ta ise jaguneb, siis ju tütarde vahel jagatakse pärandus laiali, see lahineb välja, sa pead kogu aeg võtma ja lõpuks saab see 90 päevaga läbi. Tuleb ikka võtta. Võiks arvata, et selline totter elustiil, et sa ei ole üks ega teine, vaid et sa on nagu mõlemast maailmast see kõige halvem osa. Sa oled nagu totaalselt ennast sõltuvaks teinud, et sa on nagu mingi äbarik või mingisugune, et pole väga levinud. Ei, siin on pilt, eks ole, ta moodustab meeletuid õitsenguid ookeanis, vesi on punane, ta on massiliselt, ta on erakordselt edukas, ta on tohutult kiire ujuja, ta on vist kiireim ainurakne, keda ma tean, mingisugune 1, midagi sentimeetrit sekundis, see on umbes, kui me läheksime siit, kus me siin oleme, Jakobi tänavas, Tartus Raekoja platsi umbes 1 sekundiga. No ei tee seda, eks ole, ei tee seda. Aga tal on nagu, võib-olla sellise skaleerimise tallegi kausam viis võrrelda, aga ta on üks suurusjärkuni 2 kiirem kui teised ainuraksed. Meeletu Ferrari. Aga see pole veel kõik. Nüüd eelmine nädal ma värskendades selle ettekande jaoks oma teadmisi mesodiiniumist sain jälile, et see pole veel kõik. Hüva, võtab tuuma, nii, ja siin ta teeb selle tuumaga selle, väljast, nüüd ei ole meil enam mitte varastatud kloroplast, vaid varastatud tuum. Ta lapib sellega kõigepealt selle kloroplasti, pragunenud osi, teibib kinni. Vähe sellest, eks ole, kui tuum on võtta, siis ta nii toodab ka endale rasvhappeid ja aminohappeid, mida ta enda genoomiga teha ei saa. Ja see ei ole enam nagu, eks ole, kloroplasti lappimiseks, vaid ta teeb seda enda jaoks. Ja nüüd see tuum paraku, selle eluiga on umbes 10 päeva, siis on ta ära kurnatud, ta ei suuda reguleerida seal nende geenide ekspressiooni, aga ekspressiooni järgselt valkude sünteesi ta suudab reguleerida. Ühesõnaga, kui näiteks valgus läheb nõrgaks, siis on vaja nendele siin rohkem klorofülli sisse pressida. Ja seda ta suudab teha. Aga mitte päris seda tuuma totaalselt kontrollida, ega ei suuda ka teda tuuma sundida paljunema, mis oleks nagu ikkagi juba väga kõva sõna. Ta ei suuda isegi oma plastiide sundida paljunema. Kui ta seda suudaks teha, siis oleks tal oma kloroplastid olemas ja me võiks selle joone alla tõmmata. Praegu ta on veel nagu viimane sõna, ta on seal lävepaku peal, viimane samm on vaja astuda, äkki homme astub. Nii, nüüd see tuum, mille ta siis sisse vehib, on tal paisunud suureks. Ta modifitseerib seda, ta teeb sellega midagi, eks ole, algne tuum on väikene, see on suur, aga see kestab 10 päeva, siis see visatakse minema. Ja teate, mida ta siis on teinud? Ta on omale siia sahvrisse varunud tagavaratuumasid. Need on nagu riiulil tal pudelid võtta, nagu eks ole, me paneme mingid õllepudelid, sauna läheme ja siis võtame sealt, eks ole. Nii et tal on, eks ole, varastatud kloroplastid ja varastatud tuumad. See on ära kasutatud, võetakse sealt järgmine, sest tal on oma rasvhappeid vaja toota, tal on oma aminohappeid, mida ta ise ei viitsi teha. Nii, ja nagu kuhu me nüüd jõudsime? Vähe sellest, et varastatakse jõujaam, kloroplast, ta varastab ka aju. Ta sõltub võõrast ajust ja peab seda kogu aeg väljast sisse vehkima, muidu on temaga mokas. Ja ikkagi on ta ökoloogiliselt erakordselt efektiivne planktoni organism. Elab Läänemeres, magevees kahjuks ei ole, aga ookeanis siin ja seal. Ta on just üks naljakam elukas, keda mina tean, ja keegi teadlane on kokku lugenud, mitu genoomi tal siin sees on, kõik need mitokondrid, kõik need on kokku mingi 7 genoomist kokku pandud. No kui see ei ole kimäär, siis kes on? Ikka väga suur pusle. Kallid sõbrad, see pole veel kõik. Nüüd on meil siis, eks ole, mesodiinium, kes elab ainult varastatud
plastiidide, kloroplastide ja ka varastatud tuumade najal. Ja meil on üks vaguviburne, eks ole, mäletate, see oli see, kes on nagu erakordselt andekas rühm omale sekundaarseid kloroplaste võtma. Ja on üks perekond Dinophysis, kes ka tahab olla fotosünteetiline, aga endal päris plastiide pole. Nüüdseks võib juba aru saada, et varastamine on seal ainuraksete maailmas keskmine nimi. Kõik varastavad nii, kus jaksavad. Ja varastavad või röövivad. Siin tegelikult oleks see õigem lausröövimine või röövmõrv isegi võib-olla. Ja mis ta teeb? Ta siis võtab ikka need sama ja ta tahab neid neelvetikaid saada, aga ta ei võta neid keskkonnast, ta võtab neid selle mesodiiniumi käest. Püüab ta kinni, pumpab sisse, võtab mis vaja ja elatub sellest. Nii et see sama plastiid läheb, eks ole, nagu maffias, eks ole, sul on mingisugused tänava need, kes need on, need, kes müüvad seal mingisugust pulbrit, eks ole, siis nende mingisugused pealikud, kes tänava otsades need kontrollivad, vaatavad see õiget asja, kuskil istub Di Capo del Capi juba ilmselt kuskil järgmises linnas ja vaatab, mida sa teed, et see Dinophysis on nüüd see Di Capo del Capi, see maffia pealik, kes on siin mitmekihiliselt, eks ole, ja lõpuks saab ta ikkagi oma selle kloroplasti kätte, oma fotosünteesi tehtud. Üsna pöörane lugu. Nii, nüüd on see, et see Dinophysis on kaunis aeglane. Nagu lontu, või ta ei ole kiire uju. Kuidas saab, meil, ma ei tea, mingisugune Zaporozhetsi Ferrari kinni püüda, eks ole. Kavalusega. Ja mida ta teeb, on see, et ta levitab või jätab endast maha mingi tohutu limavõrgustiku, umbes nagu me läheme kala püüdma nende nakkevõrkudega, röövpüüdjad teevad seal Peipsi peal seda. Kala lihtsalt ujub sinna sisse ja jääb kinni ja nii on samamoodi. Kui see kala ei ujuks, see võrk tuleks sealt puhtalt välja, eks ole, aga ta ujub miskipärast nii. Ja nüüd nad siis on, eks ole, ja nüüd tuleb see kiire ujumine, eks ole, ühtäkki muutub väga kahjulikuks. Kui tahta nagu näiteks aerialalisest põgeneda, siis need vurrud ja kõik ta on nagu väga tundlik, eks ole. Minema, eks ole, see aerialaline ei näe, mis suunas ta läks. Aga sa tormad sinna püünisesse. Ja siin nad nüüd on riburada pidi, seal, eks ole, massiliselt ja nüüd see Dinophysis, vaene, aeglane lontu, aeglane nagu tigu, käib ühe juures teise juurde, vaatab, kes on ilusam, kes on priskem, kes on kuidagi maitsvam ja sööb ja tõmbab omale sealt mida vaja. Lükkab siukse toru sisse, neil on selline toitumistoru, natukene nagu meenutab tolmuimeja toru, eks ole, kus tõmbab tolmu, eks ole, aga nüüd ta siis nagu toitub sellest ja siin on mu esimene video, mis näitab, kuidas see kõik nagu sünnib. Nii et ühes kohas kaadris on näha niimoodi, seal on näha see Dinophysis, tema on see maffia pealik, ei torma, rahulikult keerutab seal, mõtiskleb. Siin on ta nüüd saanud kätte mesodiiniumi, tantsib temaga, on juba kinnitanud sinna, see on surmatants. Mitte iga tants ei ole väga tore, see ei ole tango. Ja siin on nüüd, eks ole, näha, kuidas ta vaikselt, see tantsupartner muutub järjest väiksemaks, läheb tühjaks nagu õhupall, toru ja need organellid lähevad sealt, eks ole, niimoodi, eks ole, tolmuimejaga tõmbab ja nüüd siin kõrval on näha neid teisi mesodiiniume, vaata kui kiired nad on, me vaevalt näete, kus kohas nad on. Ja see vaene lontu, eks ole, kuidas ta need kätte saab? Kavalusega. See triivib veega natukene, aga kui ta pühib minema paigalt, siis ta läheb nii kiiresti, et videoga, seal ühes kaadris on, teises ei ole, sa isegi ei näe, kuhu ta läheb. Vot selline lugu on mesodiiniumiga. Hüva, ma saan aru sellest röövimisest ja seda tuleb ette siin meie tänavatel, aga aju röövimine, et sa nüüd nagu sõltud teiste ajudest, sellest tuumast, sa pead sealt oma aminohappeid ja lipiide kodeerima. See nõuab isegi minult natukene mõtlemist ja seedimist. Nüüd on üks vaguviburne veel, kes sööb ka neid neelvetikaid. Neelvetikad on üleüldse vist siin evolutsioonis ja meil looduses kõige maitsvamad ainuraksed üldse. Täielik funktsionaalne toit, nende rasvhappeline koostis pidi olema kõige parem kiskjatele, omega 3, 6, kõik see tervistoit, eks ole.
ja seetõttu ei ole neid kunagi palju, neid lihtsalt süüakse väga palju, need on kogu aeg kuskil taustal olemas, aga mitte kunagi neid ei ole palju, sealt pistetakse pintsli. Ja see on üks vaguviburne, kes ta jällegi katab, võtab ta sisse, sööb, kasutab teda varastatud kloroplastina, aga ta suudab teda sundida enda sees paljunema kuni 5 korda, aga mitte lõpmatuseni. Eks ole, kui me vaatame kapsast, siis see kloroplast paljuneb seal ad finitum, eks ole, lõpmatuseni. Ei ole mingit, et 5 korda või 10 korda. Nii et ta nagu mesodiinumist mingisugune sammukese ees, aga see viimane piir, eks ole, kõmm, eks ole, nüüd lööme lukku, nüüd on ta päris minu päris ori, ma ei pea neid enam keskkonnast hankima, see tase on nagu läbi viidud. Nii, nüüd siin on väike need vaguvibursad, need võib-olla kõige suuremad pahalased, või kui nii võib öelda, et on mul väga sümpaatsed tegelikult. Neil on õige mitu viisi, kuidas toituda, nad on erandlikud looduses, ses mõttes, et kui me mõtleme toiduahela peale, siis tavaliselt meil kiskja ja saak, kiskja on alati saagist suurem, enamasti, eks ole. Hunt on suurem kui jänes, eks ole. Okei, hunt võtab seal põdraga maha, aga siis nad peavad tiimitööd tegema seal kuidagi kampas ainuraksete hulgas tehakse muideks kambakaid. Aga üldiselt ikkagi minnakse tüli norima endast väiksemaga. Samamoodi me ise pimedal tänaval tahate kellegagi tüli norima, ma ei lähe mingisuguse 2-meetrise juurde, ma saan ise pasunasse, ma võtan mingisuguse õblukese ja hakkan temaga, ja nii üldiselt käib siin looduses bakteritest kuni vaaladeni. Endast suurematega tüli norima ei minda, või see on väga-väga harv ja mis on ka selline tõde, et mida suurem sa oled, seda vähem on sul vaenlasi. Hiirel on väga palju, jänesel vähem, aga ikka palju inimesel, ma olen kuulnud mingitest leoparditest kuskil, eks ole. Elevandiga, kes läheb tüli norima, mitte eriti keegi, kui ta just mingi väike ei ole. Vaal, sinivaal, miks ta peab nii suur olema? Tegelikult nii suur ei pea enam olema, et keegi sind ei sööks, aga hüva, see on eraldi jutt. Vaguvibursad on erilised. Nad on väga spetsialiseerunud endast suurematega tüli norimisel. Me nägime siin, eks ole, kuidas ta peaaegu enda suuruselt pumpas kõik välja, eks ole, kavalusega. See on see toitumissüsteem, nad võivad tervenisti alla neelata. Ma olen näinud ise mikroskoobis, kuidas on keriloom, mis on tegelikult hulkrakne loom, vaguvibursest võib-olla 50 korda suurem, oli just nagu kilekoti sisse pakitud, nagu me lennujaamas oma kotte vahest pakime, eks ole, niimoodi nägi välja, ühes koos oli mingi pumps, aru ma ei saanud, mis toimub, siis sain jumal hoidku, see on ju vaguvibur on lihtsalt alla neelanud ja see pumps oli vaguviburuse tuum. Me teame, et anakonda neelab seal vist mingit kitsi ja lapsi ja ma ei ole kindel, kas see kõik on õige, eks ole, kus tal on siis selline keres, selline suur pumps, eks ole, ja vaguvibursed teevad niimoodi samamoodi, lihtsalt nagu sopistavad ennast ohvri ümber, kes on temast suurem, vähe sellest, kes on toiduahelas temast kõrgem, nad ei ole nagu üldse ökoloogia õpikuid lugenud, eks ole, tema peab sind sööma, mitte sina teda, et ei saa niimoodi kaarte tagurpidi keerata, nad teevad, nad on andekad selle koha peal. Ja on veel üks mingi viis, et kui nad ei saa oma suud nii lahti teha, kui mõnedel on väga tugev rakusein, siis nad sopistavad oma mao välja, või seda ei nimetata maoks, seedivad oma ohvri raku väliselt, tõmbavad kõik, umbes nagu ämblik, eks ole, selle lahustunud olluse, mis ta kärbsest kätte saab endasse, kesta, see siis lendab evolutsiooni prügikasti. Nii et neil on terve erinevad taktikad, 3 erinevat taktikat, kuidas endast suuremaid pintsli panna. Ja nüüd on siis see, ütleme, kõige standardsem vaguviburlane, kes siis sai oma plastiidi punavetikast. Neil on seal spetsiifilised karotenoidid, kaaspigmendid, kõik on arusaadav, eks ole, ja siis ta mõtles ümber. Ma ei taha seda. Ma hakkasin röövliks, ma ei taha enam fotosünteesida. Ja siis mõtles uuesti ümber. Ja meil on siin üks, kes võttis siis õnneks omal nagu rohevetika, mõtles ümber. Oli mul enne, läksin jälle, nüüd mõtlesin rohevetik, ja see on tehtud täiesti kloroplastiks. See ei ole enam endosümbiont. Rohevetika tuumajäänuk on seal nukleomorfina alles, aga see on tal püsivalt ja meil on roheline, salati roheline vaguviburlane, mis on erakordselt ebaharilik värv neile. Nad peaksid olema pruunikad või punakad. Tema lähedane kolleeg on pistnud pintsli ühe teise vetikarühma haptofüüdi, siin pole isegi nukleomorfi alles, aga jällegi oma algne on ära visatud või siis unarusse jäetud või kuidas ma ütleks, küünal on kustunud, lastud lõpuni põleda või kuidas meil käib peeruvalgel, sa pead ju uue selle panema sealt samast kohast, enne kui vana ära põleb, eks ole. Aga kui sa jätad selle tegemata, siis oled sa nagu läinud, eks ole. Ja siis tuleb uus võtta. Nad oskavad seda.
ja neile meeldib see. Siin on võtnud üks endale ränivetika, nii, eks ole. Terve see suur ränivetikas, ei tea mitu kihti on membraane siin ümber, ränivetika tuum siin olemas ja see ei ole endosümbiont, see on tehtud püsivaks organelliks ja tema paljunemine, kogu kontroll on peremees organismi käes ja nagu veel irvitamiseks evolutsiooni üle on tal siin alles, see väikene ES on tema algne punavetikast pärit plastiid, mis on, see on nagu kustunud küünal. See struktuur on olemas, aga ta enam ammu ei fotosünteesi. Nii et ta lasi oma küünla kustuda, ei pannud järgmist selle pealt põlema. See küünla jalg on veel alles, aga ta on juba uue võtnud. Nad ei suuda nagu, eks ole, otsustada, et kumma siis olen ja jube hästi tuleb neil see välja. Ja just nagu irvitades kõigi ülejäänud eukaryootide peale, et kullakesed, endosümbioos, see on nagu lapselalin, titemäng, igaüks võib teha. Aga kõik miskipärast on ainult nemad oskavad. Nüüd siis selle teo juurde, et me võime mõelda, et hüva, varastatud kloroplast, elad selle peal, varastad ajusid, teed mingit trikke, so what? Aga kohe saab uut ja vana, mille peale isegi minu palju näinud silmad läksid päris suureks paar aastat tagasi. Siin ta on, eks ole, lainuklapik ja natukene meenutab, vaatad mingit lepalehte, eks ole, aga ta ei pea sööma, ta päevitab ja ongi, ainult peab lihtsalt kloroplaste võtma. Ja siin paar aastat tagasi ma sattusin ühe artikli otsa, kus oli siis tigu, jällegi troopiline elüüsia, kes võtab omal ise pea maha. Minu meelest pea maha võtmine, dekapiteerimine on nagu selline ikooniline, tseremoniaalne hukkamise viis olnud läbi keskaja ja läbi kõigi aegade. Kuningatel, eks ole, Maria Antoniett löödi maha, eks ole, lihtsalt talumehed rippusid võllas, aga nendel nagu pühalikult tehti, see oli kindel surm, eks ole, siin on mingit varianti. Ja siin nüüd ise teeb, eks ole. Me teame kõik, eks ole, sisalik, eks ole, jätab oma saba maha, seal keegi lind või kes iganes röövel, et seal sipleb, eks ole, ise paneb, eks ole, võpsikusse, aga see, et sa terve kere maha jätad ja ainult pea paneb putket. Nii, et sul on süda, eks ole, tal on süda, tal on seedeorganid, need jäävad kõik sinna teisele poole. Ja siin on nüüd tuleb mu järgmine video, mis kõike seda näitab. Ja see on võimalik ainult tänu sellele, et ta on täis tuubitud varastatud kloroplaste, kes annavad talle kogu energia, ta ei pea ise sööma. Ma panen igaks selle muusika vaiksemaks, sest muusika ei ole siin oluline. Ja see ei toimu nüüd muidugi niimoodi nagu giljotiini all, eks ole, tšauh ja valmis, et see kõik võtab aega mitu päeva, kusagil tuleb mingi soonistus, nii süda jääb teisele poole, temaga, eks ole, piinlik lugu, 16 tundi pärast, need kõik laboris, Petri tassis, ta fotosünteesib ise, ta saab oma energiat fotosünteesist, muidu ei saaks ta sellist luksust endale lubada. Indiviid number 4, see ei ole niimoodi, et ainult mingisugune 1 või 2. Ikka siplevad nagu mõlemad pooled. Ja 22 tundi ja pea on läinud. Rakud kärbuvad, apoptoos, see kõik on nagu mõeldav, tehtav. Meil toimub see rakkudes igal pool, aga miks nii? Süda jäi nüüd sinna poole, eks ole. Haav kasvatatakse kokku. Natukene nagu see irvik kass Alice imedemaalt, eks ole, kes ainult pea, võib ju nii mõelda, aga 3 päeva ja hakkab vaikselt tulema, eks ole. See ju sisalik ka teeb selle uue saba, eks ole, see ei ole päris nii ilus ja kohe, kui see algne oli, aga ikkagi parem kui mitte midagi. Ja tuleb ja vaikselt, eks ole, niimoodi läheb ja juba hakkab 9 päeva, pole veel päris võib-olla süda on juba olemas, võib-olla seal midagi tuksub, eks ole, aga vahepeal ta oli südametu mingi hetk. Juba lööb nii, ma ei tea, mitmes päev see on, aga ja see on kõik võimalik ainult tänu varastatud kloroplastidele, mis annavad talle selleks kõigeks energia. Ja nüüd
ma usun, et kõigi on küsimus, miks pagana pärast peaks sa niisugust asja tegema, eks ole. Inglise keeles on see termin because I can, tsirkust, eks raha eest nagu müün oma mingisugust asja. Ega need autorid väga täpselt ei öelnud, aga neil oli minu arust nagu väga elegantne hüpotees selle kohta, sellepärast, et see tema kere, see rümp oli parasiite pungil täis ja kui sa neist enam lahti ei saa, siis sa teed nagu niisuguse uue lehe, eks ole, umbes nagu see sisalik jätab oma saba maha, eks ole, jära seda saba, aga mina lähen oma teed. Ja siin on nüüd see, eks ole, et nugilistest täis kere jäetakse maha, tehakse uuelt lehelt. Kui me nüüd seda inimese maailma tõstame, kujutame, et meil on, ma ei tea, 4. staadiumi vähk, eks ole, ma ei tea, maks, kõik on läinud, arst ütleb, mine koju surema, aga ma võtan pea maha, vähil, eks ole, tee, mis tahad, ma võtan su maha, ise, eks ole, olen varsti uue kerega, eks ole, me päris nii ei saa, sest meil oleks vaja ikkagi neid varastatud klooroplast, et minu suur unistus on inimene ükskord fotosünteetiliseks saada. Niisiis, meil on päris tuumsetel 2 suurt supervõimet, aeroobne hingamine, fotosüntees. Siin on, eks ole, nii. Fotosüntees on see, mis toidab taimi, millest meie toitume, nisu, mais, riis, sooja. Jah, on kuskil seened ka, eks ole, nad on ka päris tuumsed, nad ei ole võib-olla nii suured, nagu on ranniku sekvoia, silmaga nähtavalt maases on isegi suuremad olla, eks ole. Seened ei flirdi fotosünteesiga mitte kunagi, eks ole, loomad ka mitte, aga nüüd need taimed, eks ole. Ja nüüd, eks ole, meil on juba trikk käes, kuidas see käib, eks ole, endosümbioos, päris orjus, meil on vaguvibursed on näidanud selge tee, see on lihtne kui lapsemäng, tehke järgi. Ja nüüd on siis, et mida me veel võiks tahta? Esimene retooriline küsimus oleks võib-olla see, et kui meil neid 2 võimet ei oleks, kes me oleksime? Ma arvan, et me oleksime, põhimõtteliselt meid ei olekski. Me oleks mingid anaeroopsed arhed kuskil ookeani sügavikus. Ja need mõlemad omadused ei ole ju, need on ju laenatud, need on ju väljast võetud. Need ei ole meie välja mõeldud, aga need on teinud meid vaaladeks, sekvoiadeks ja nii edasi. Aga nüüd mõtleme edasi, mis me tahaksime järgmiseks saada? Bakterite tööriista arsenal on ju päris suur. Miks ainult need 2, aga võtaks veel midagi, kui juba jagamiseks läheb, eks ole. Ja kui mina oleksin näiteks ookeanis olev vetikas ja ma kirjutaksin jõuluvalane kirja, et mida ma tahaks, siis ilmselt number 1 mul oleks lämmastikku vaja. Ma tean, paljud lämmastiku fikseerimine, meil on need liblikõielised, kes seda teevad, nendel on, eks ole, need ise ei tee seda, neil on seal mügarbakterid juurte vahel, eks ole. Vees teevad sinivetikad seda, fikseerivad õhu lämmastikku, see on väga kallis protsess, aga nad teevad seda. Et ma arvan, et see oleks minu soovi nimekirjas jõuluvanale seal ikkagi päris üleval kohe. Kui sul oleks, sest ookeanis on see lämmastik on üks kõige kallihinnalisem ressurss, selle saamine. Kui sul on see ikkagi nagu omast taskust võtta, sa oled äsja boss, ausalt öeldes, midagi ei ole öelda. Ja suur oli minu üllatus aastakene tagasi kõmm olemas. Meil on üks eukariootne vetikas, kellel on punavetikast pärit kloroplast, eks ole, sekundaarne kloroplast, ja tolle eelane oli sinivetikas, eks ole, nii. Ja temal siin uus organell, mis fikseerib lämmastikku. Ja sellele anti nimi nitroplast, mitte nitrokonder miski pärast. Oleks võinud ju valida nitrokonder, aga nitroplast. Ja tema eelane jällegi sinivetikas, sest sinivetikad teevad mõlemad ja see on nüüd selline tegelane, kes enam ei fotosünteesi. Sinivetikatel on nagu mitu vajalikku tööriistu, fotosüntees, selle me tegime 1,6 miljardit aastat tagasi kodustasime, see on suhteliselt eilane sündmus, kõigest umbes 100 miljonit aastat tagasi. Mis teeb ta nagu eriliseks on see, et meil ei ole siin tegemist endosümbiondiga, vaid ta on sulaselga organell, tema genoom on redotseeritud, ta ei saa sealt minema panna, ta ei saa ise sealt hakkama, ta on päris ori. Olemas. Kuna ta on evolutsiooniliselt nii eilane, siis midagi väga suurt sellest arenenud ei ole, aga kui ma nüüd mõtlen,
kuidas näeks planeet või ookean välja meil siin 500 miljoni aasta pärast, siis ma kujutan ette, et see läheks, eks ole, sekundaarsete endosümbiooside kaudu ju paljudesse. See omadus, halloo, meil on oma lämmastik olemas, see on erakordselt kasulik omadus. Mis veelgi, mis inimest võiks huvitada, eks ole, kui me saaksime selle tüübi kuidagi sinna nisu või riisi või ma ei tea, kelle sisse panna. Jumala hoidku, meil lämmastikväetise tööstuse peale kulub inimkonnale vist mingi 5% meie tarbitavast energiast. See on õudne ressurss, kui palju loodust see saastab, kui me saaks selle nagu kuidagi niimoodi ära teha. No eeskuju on näidatud, teeme ära. Mida järgmiseks asutades ma ei tea, sest et bakterite, ma ei lähe ahneks, eks ole, kui püüad selle 3 kuldkala ja 3 soovi, siis ma piiraks ühe sooviga, kui ma vetikas oleks. Sest väga palju nendest bakterite tööriistakastis olevatest asjadest on seotud kuidagi mingisuguse anaeroobse eluga ja kus on see nišš tänapäeval, see ei ole nagu väga suur turg. Lämmastiku fikseerimine ookeanis on väga suur turg. Sellel ma paneksin, kui ma peaksin, oleksin nagu riskiinvestor, ma sinna paneks küll raha. Meil on siliaate, täitsa ripsloomad on sellised väga mitmekesine, põhimõtteliselt on ka ainuraksed tulges kõige superorganismimad üldse teatud põhjustel. Üks nendest on ennast täis puukinud purpurbakterit, kelle genoom on redutseeritud, ta fotosünteesib, aga purpurbakteris on see anoksügeenne fotosüntees, muidu täitsa väga äge, eks ole. Aga ta on anaeroobses nišis, kuigi ta fotosünteesib ja põhimõtteliselt tehniliselt on tegemist organelliga. Miks ta on siin veel erakordne, on see, et tal 2 tükki. Tal on teine on rohevetikas, nii et tal on aeroobne ja anaeroobne fotosünteesijad samas organismis. Aga ta on ikkagi kogu see tegelane, kogu see siliat pendeldab seal aeroobse, anaeroobse piirimail. Ja anaeroobne, palju meil neid elupaiku on, eks ole, mitte väga palju, eks ole, kus veel valgust, eriti anaeroobset, kus veel valgust ka oleks, süvaookean jääb kohe kõrvale, eks ole. Üsna siin, see on niisugune nišitoode. See on olemas, aga ta on nišitoode. Lämmastiku fikseerimine, lämmastikväetise tööstus on suur tööstusharu ja looduses puha, eks ole, kasutamata nišš, aga kohe läheb see, eks ole. Sõbrad, ärge muretsege, 500 miljonit aastat ja meil on kõik kohad neid täis. Ja nüüd on siis viimane slaid, kus ma siis võtaks kokku selle päris tuumsete pärisosa, mis see siis oli, fagotsütoos ehk teisisõnu vägivald. Sellest sai alguse toiduahel, kõik see ilus, eks ole, aga samuti sai sellest alguse vägivald, üks sööb teist elusast peast, kisklus, eks ole, siit ei ole ju palju teed, kuidas meil seal hunt sööb meie koeri ja lambaid, eks ole, see on kõik sealt alguse saanud ja üks inimene tapab teist, sõda ühesõnaga. See on päris tuumsete pärisosa, kui me läheme vaatame peeglisse, palun väga, piinlik võib-olla, aga see on see, mis meist teeb. Siis on teiste enda heaks tööle rakendamine. Kes meil on siin nagu edukad firmajuhid või mul teaduses seal grupijuhid, rühmajuhid, mitte need, kes ise tööd teevad, vaid need, kes panevad teisi enda heaks tööd tegema, see korraldamine, organiseerimine, teiste töö ära kasutamine. Nagu ma ütlesin, kui meil ei oleks neid meie heaks töötajad, mitokondrid ja plastiidi, kes me oleks, piinlik tunnistada. Mul keel ei paindu ütlema, kes me oleks. Meid ei olekski. Aga me kasutame ära ise tee, kui saad ära ise tee. Las teised töötavad sinu heaks. Vägivaldselt või ilma, ilmselt on see, tuleb ikka natukene vägivalda ka kasutada, läheb kuidagi väga mafialikuks jälle, eks ole, teised sulle nagu raha kodavad. Ja millest ma väga palju rääkinud on muidugi ka koostöö. See, et me oleme hulkrakseks läinud ja hulkraksus on nüüd päristuumsete hulgas tekkinud sõltumatult pool tosinat korda julgelt, ilmselt rohkem ja prokaryootide eeltuumsete hulgas on see ikkagi ülimalt haruldane. Miski pärast pole nad selle peale tulnud, võib-olla isegi võiks ma öelda seda õrna kergendusega, sest ausalt öeldes ega ma ei tahaks lõvi suuruseid baktereid, siin hulkrakseid näha, mine tea, mille peale nad tuleksid. Aga meie oleme seda harjunud taimede hulgas, rohevetikate hulgas on sellest juba 3 korda, kus sõltumatult on hulkraksus tekkinud, seened on, loomad on, pruunvetikad on, punavetikad on, seda on palju, aga mitte lõputult palju, see on koostöö. Ja see on ka kuidagi, ma ei rääkinud sellest, eks ole, see on ka kuidagi nagu meie päris
päris osa. Aga millele ma keskendusin, eks ole, nüüd on see 2 muud asja, vägivald ehk siis fagotsütoos, mis tuli tänu aktiinile, see, et me saame membraaniga voltida, meil on rakusisene organellide transport, ilma selleta poleks sellest vägivallast midagi kasu. Ja see orjapidamine. See on meie päris osa. Tundub, et ma olen lõppu jõudnud.